tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks me asju edasi lükkame. Nägime, et sageli ei ole põhjus laiskuses, vaid ebameeldivates tunnetes. Näiteks hirmus ebaõnnestuda või tundes, et ülesanne on liiga suur. Aga mis siis, kui sa ei lükka asju edasi sellepärast, et see tundub raske, vaid sellepärast, et sa tahad teha seda täiuslikult? Võib-olla oled mõelnud, alustan siis, kui mul on parem plaan. Või saadan selle ära alles siis, kui kõik on ideaalne. Täna vaatame, mis vahe on soovil teha asju hästi ja perfektsionismil ning miks võib täiuslikkuse poole püüdlemine meid hoopis tagasi hoida. Kui keegi ütleb, ma olen perfektsionist, kõlab see sageli peaaegu komplimendina. Jääb mulje, et inimene on lihtsalt väga hoolikas või töökas. Aga psühholoogias tähendab perfektsionism midagi enamat. On täiesti normaalne tahta teha oma tööd hästi ja seada endale kõrgeid eesmärke. Aga perfektsionism algab siis, kui hästi tehtud töö ei tundu enam piisav. Kui tunned, et kõik peab olema veatu. Kui isegi väike eksimus tundub läbikukkumisena. Või kui hakkad oma väärtust hindama selle järgi, kui täiuslik su tulemus välja tuli. Sellisel juhul ei pinguta sa enam selleks, et õppida või areneda. Sa pingutad selle nimel, et mitte eksida. Ja just see võib muuta isegi lihtsad ülesanded väga raskeks. Aga miks meie aju nii käitub? Kui ülesanne tundub väga oluline, ei karda aju ainult võimalikke vigu. Ta kardab seda, mida need vead võivad tähendada. Mis siis, kui ma valmistan pettumuse? Mis siis, kui teised arvavad, et ma pole piisavalt hea? Ja mis siis, kui ma ebaõnnestun? Sellised mõtted panevad aju käituma nii, nagu oleks tegemist ohuga. Kuigi tegelikku ohtu ei ole, reageerib keha ikkagi stressiga. Ülesande alustamine tundub järjest raskem ning selle asemel, et tööga pihta hakata, hakkame seda edasi lükkama. Perfektsionism ja edasilükkamine käivad väga sageli käsikäes. Mida täiuslikum peab tulemus olema, seda raskem on üldse alustada. Paljud usuvad, et edukad inimesed on perfektsionistid. Tegelikult on pilt veidi keerulisem. Uuringud näitavad, et edu ennustab pigem kohusetundlikkus, harjumus oma ülesanded lõpuni teha, olla järjekindel ja õppida vigadest. Perfektsionism seevastu on seotud suurema stressi, ärevuse, edasilükkamise ja isegi läbipõlemise riskiga. See ei tähenda, et kõrged eesmärgid oleksid halvad. Oluline on hoopis see, kas sinu standardid aitavad sul tegutseda või takistavad sind alustamast. Aga mida saab teha? Esiteks küsi endalt, kas see ülesanne peab tõesti olema ideaalne või piisab sellest, et see oleks lihtsalt hästi tehtud. Teiseks, sea eesmärgiks töö lõpetamine, mitte täiuslik tulemus. Valmis töö annab võimaluse õppida ning lõputult parandav töö ei jõua sageli kunagi valmis. Kolmandaks, luba endale teha väikseid vigu. See võib tunduda ebamugav, aga just nii õpib aju, et eksimine ei ole ohtlik. Ja lõpuks pea meeles, et peaaegu kõik oskused arenevad kordamise kaudu. Esimene katse ei peagi olema täiuslik. Sageli on see lihtsalt vajalik samm järgmise ja parema versiooni poole. Aitäh, et vaatasid. Perfektsionism võib tunduda tugevusena, sest soov teha oma tööd hästi on väärt omadus. Aga kui hirm eksida muutub nii suureks, et takistab tegutsemist, ei tööta perfektsionism enam sinu kasuks. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Piisavalt hea töö, mis on tehtud, on peaaegu alati parem kui ideaalne töö, mis jääbki tegemata. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.